Poolsaladus, et viimastel nädalatel on Ukraina sõjaväe kõrgemates ringkondades valitsenud kaos. Endine kaitseminister Mihhailo Fedorov on lahkunud. Näib, et ta tagandati pärast poliitilise tahteheitluse kaotamist Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskiga. Me peaksime ütlema endine ülemjuhataja. Ka Sõrski on läinud. Populaarse Fedorovi eemaldamisest tingitud vastureaktsiooni ohver. Putin jälgis seda kõike suure naeratusega näol, aga see naeratus on nüüd täielikult kadunud. Pärast segadust saabub pöördepunkt. Ukraina armee juhtimise on just üle võtnud keegi legendaarne. Ta on lahingus legend, Venemaa kõige hullem õudusunenägu ja ta on saabunud, et juhtida Ukrainat Vene sõjamasina purustamisel. Putin peaks olema väga mures. Me selgitame miks. 24. juulil tehti kõik ametlikuks. Ukraina relvajõudude uus ülemjuhataja Mihhail Drapetši esitleti maailmale. Ta rääkis eesootavast väljakutsest mitte ainult tema jaoks, vaid kogu Ukraina jaoks, kui nad püüavad tõrjuda Putini sissetungi, mis on nüüdseks kestnud juba 5. aastas. Drapetši kutsus üles ühtsusele kogu sõjaväes ja teatas, et töötab tulemuste, mitte poliitika nimel. Drapetši loetles ka 4 prioriteeti, mille hulka kuuluvad Ukraina õhutõrje tugevdamine, riigi löögijõu suurendamine Venemaa vastu, Ukraina relvajõudude mehitamata üksuste arendamine ja laiendamine ning kogu tarbetu bürokraatia kaotamine. See kõik kõlab meie jaoks väga Fjodorovi moodi. Ja nagu me varsti arutame, võib see tähendada, et Ukraina tagandatud kaitseministril võib olla võimalus oma endisele ametikohale naasta. Aga praegu on jutt Drapetšist. Me ütlesime teile, et ta on Venemaa jaoks õusunenägu. Ja et mõista miks, viime teid Kagu-Ukraina linna Mariupolisse. 2014. aasta mais venemeelsed separatistid olid ehitanud barrikaadi, et takistada Ukraina armeel linna tagasi kontrolli alla saada. See barrikaad ei pidanud vastu. Põhjuseks oli see, et soomusmasin sõitis sellest pöörase kiirusega läbi, löödes augu sellesse, mille separatistid olid ehitanud. See auk võimandas teisel soomusmasinal järele tulla ja sees olnud sõdurid päästsid politseinike elud, keda separatistid hoidsid pantvangis Mariupoli siseministeeriumi hoones. Üks meestest, kes selles sõidukis barrikaadist läbi murdis, oli Mihhailo Drapetši. Ühes juhtumis sai Drapetšist kangelane. Video tema vägitegudest levis sotsiaalmeedias laialdaselt, kui noor sõdur pälvis tunnustus selle eest, et ta suutis oma üksuse lootusetust olukorrast võidule viia. Muidugi ei tee üks kulutulena levinud kangelastegu veel kedagi sobivaks Ukraina ülemjuhataja kohale. Kuid see, mida Drapetši vägiteod 2014 aastal Ukrainale näitasid, oli see, et ta on mees, kes võtab olukorra jõuliselt käsile. Ta ei hoia end tagasi, ta võitleb selleks, et võita. Ukrainal on seda praegu vaja ja selle hiljutise ametisse nimetamise üle on sõdurid väga rõõmsad. Praegu ei ole Ukrainas sellele ametikohale paremat inimest. Üks sõdur ütles BBC-le, vihjates, et Drapetši on palju enamat kui üks video temast, kus ta soomukiga barrikaadi purustab. Veel üks anonüümseks jäänud ohvitser, kes rääkis uuest ülemjuhatajast juba 2025. aasta juunis, ütles, Drapetši on suhteliselt noor kindral. Ta on andekas. Ta saadeti alati kohtadesse, kus olukord oli äärmiselt keeruline. Veel üks sõdur, Artem Karjakin, räägib Kyiv Independentile. Drapetši naudib Ukraina sõjaväes tohutut austust, mida on äärmiselt raske teenida. On selgelt näha, et selles noores kindralis on palju enamat, kui ühest videost paistab. Aga võib-olla parim viis hinnata, kui oluline see uus ametisse nimetamine Ukraina jaoks on, tuleb Vene okupantide reaktsioonidest, kui nad uudist kuulsid. Venelased on räävus. Nad teavad, et Drapetši on väga ohtlik mees. Kyiv Independenti 22. juuli raport enne kindrali ametlikku avalikustamist toob selle esile. Vene sõjablogija Kirill Fjodorov, kelle Telegrami kanalil on 500 000 tellijat, lõi kiiresti häirekella, kui ta jagas nüüdseks kuulsat videot soomukist. Ta vihkab meid ja teeb seda järjekindlalt. See tähendab, et ta üritab meid tappa. Sõltumata igasugustest moraalsetest piirangutest, Fjodorov avaldas arvamust, andes mõista, et Drapetši on mees, kes ei näita Vene okupantidele mingit halastust. Teised on toonud Drapetši vanuse välja kui murekoha. Ta on 43-aastane ja on Ukraina sõjaväes auastme redelil tõusnud. Alustades sõda pataljoni ülemana, nagu üks teine blogija märkis, märgiti, et see on Venemaa jaoks väga halb uudis. See tähendab, et Drapetši on näinud rindejoon, teab, mida on vaja. Ja erinevalt kui oma eelkäijast on õppinud kaasaegset sõjapidamist, mitte nõukogude aja sõjapidamist. Üldine arvamus näib olevat, et Drapetši leevendab piiranguid Ukraina relvajõududele, eriti nende mehitamata üksustele. Ja kui see juhtub, oleks see Vene vägedele koha peal katastroofiline. Vähemalt nii väidavad venelased.
aga kogu selle hooplemise, viiruslike videote ja Vene hirmu taga tuleb esitada küsimused. Kes on Mihhailo Trapetši tegelikult? Ja kas tema on see mees, kes suudab viia Ukraina võidule Venemaa üle? Alustades esimesest küsimusest, siis üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et Trapetši on väga erinev oma eelkäijast Oleksandr Sõrskõist. Kuigi neid kahte meest lahutab vaid 17 aastat, pärinevad nad väga erinevatest sõjalise mõtlemise koolkondadest. Sõrskõi on olnud Ukrainale oluline. 4-tärni kindrali taktikad olid võtmetähtsusega Venemaa katse ajal vallutada Kiiev 2022. aasta alguses, sest just tema tõttu suutis Ukraina üle kavaldada mehhaniseeritud kolonnid, mille Putin linna poole saatis. Sõrskõi on samuti tunnustatud kui Ukraina vastupealetungi idee autor Kurski suunal 2024. aasta augustis. Mis pani Putini väga raskesse olukorda, paljastades Venemaa väidetava suure kaitsja mehena, kes lubas esimest korda pärast teist maailmasõda sissetungi Venemaa pinnale. Siiski viis Sõrskõi sõda läbi üha vanamoodsamal viisil. 1980-ndatel Moskva sõjaväeakadeemias õppinud ja keda kunagi peeti üheks Venemaa tulevaseks tippväejuhiks enne Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Sõrskõi ei pääsenud kunagi täielikult Vene sõjamõtteviisist. Tema enda sõdurid austasid ja kartsid teda võrdselt. Andisid talle hüüdnimeks lihunik tema näilise ükskõiksuse tõttu inimkaotuste suhtes. See suhtumine võib Venemaal läbi minna, kuid Ukrainas, kus elanikkond on palju väiksem ja vastas seisab vaenlane, kellel on arvuline ülekaal. Lihunik ei pruugi olla selle töö jaoks õige inimene. Ukraina on viimase 4,5 aasta jooksul välja arendanud uue sõjapidamisviisi. Paljud riigi sõjaväelased usuvad, et see tähendab, et Sõrskõi ja tema taktikad on aegunud. Seevastu Trapetši esindab Ukraina sõjalise mõtlemise uut koolkonda. Vabana Nõukogude ahelatest toob ta kaasa lääne mõtteviisi ja Ukraina enda droonipõhise strateegia kombinatsiooni. Ta on palju enamat kui mees, kes juhtis sõidukit, mis murdis Mariupolis barrikaadist läbi. BBC teatab, et ta naasis 2021. aastal ülikooli, et saada täiendavat strateegilist ja operatiivset väljaõpet. Lõpetamisel anti talle ülikooli parima üliõpilasena aumõõk. Sõjas Venemaaga on Trapetši juhtinud mitmeid operatiivgruppe, saavutades edu Hersonis ja Dnipropetrovskis, kus tema grupid on vabastanud mitu asulat, lisaks Krõvi-Rihile, kus tema ja tema sõdurid suutsid Vene okupante tagasi tõrjuda. Viimastel aastatel on Trapetši teeninud Ukraina ühendvägede komandörina ja just selles ametis olevat tekkinud pinged tema ja Sõrskõi vahel. Nagu Fjodorov soovib ka Trapetši, et Ukraina peaks uut tüüpi sõda, mis on Sõrskõi ja tema nõukogude koolitusega lähenemise jaoks mõnevõrra võõras. Sõda, mille Ukraina suudab tegelikult võita. Mõned peavad Sõrskõit meheks, kes oskab kaitsta, kuid samas ka meheks, kellel puudub tulevikunägemus. Isegi kui Ukraina droonid hävitavad rohkem kui kunagi varem, jääb Sõrskõi endiselt truuks sellele, mida talle õpetati. Võidunägemuse puudumine polnud sõja algusaastatel halb asi, kui eesmärk näis olevat kaitsta piisavalt kaua, kuni Venemaa otsustab, et Ukraina vallutamine on rohkem vaeva, kui see väärt on. Aga nüüd on aasta 2026. Putin on juba ammu tõestanud, et tal pole mingit kavatsust peatuda, ükskõik kui palju Venemaa sõjavägi ka ei laguneks. Ukraina ei saa enam endale lubada pelgalt vastupidamist ja ellujäämist. Ta peab võitma. Trapetši ametisse nimetamine on mõeldud selle võidu saavutamiseks. See ei tähenda sugugi, et ma alavääristaksin Sõrskõi olulist rolli, mida ta on mänginud Ukraina siia jõudmisel. Ja oma viimastes sõnavõttudes Ukraina ülemjuhatajana oli Sõrskõi nii diplomaatiline kui ka otsekohene oma hinnangus iseendale ja armeele, mille ta endast maha jätab. Ma annan oma järeltulijale üle armee, mis mitte ainult ei hoia rindejoont, vaid on ka pealetungil ja hoiab initsiatiivi selge ülesehitusega, inimestega, kes oskavad vaenlast rünnata. Ja ma siiralt loodan, et see pealetung jätkub. Kõik selleks vajalik on olemas. Sõrskõi ütles enne, kui lisas. Ma olen seda varem öelnud ja kordan seda ka täna. Minu töö on sõda. Positsioonid muutuvad, kuid see põhimõte ei muutu. Ükskõik mis ametikohal ma ka ei oleks, teenin Ukrainat kuni võiduni. Võimu üleandmine on toimunud ja Sõrskõi näib olevat valmis taanduma tagaplaanile, võimaldades sujuvat üleminekut. See on Trapetši jaoks suur pluss, kui ta alustab oma uut rolli. Siiski, hoolimata sellest, et Trapetši näib olevat kvalifitseeritud ja temas on piisavalt jõudu, et tekitada Vene ridades hirmu, tuleb küsida, kui palju muutust Trapetši tegelikult suudab tuua. Tema ametisse nimetamine tuli kõigile ootamatult, aga see, mida ta Ukraina sõjaväe jaoks teeb, on tõeline mängumuutja. Trapetšil on potentsiaali olla mees, kes juhib Ukrainat Putini sõjamasina murdmises. Aga enne kui me selgitame miks, vaatate te sõjasaadet. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg. Ja kui soovid meie videoid näha kohe, kui need avaldatakse, siis ära unusta märguandeid sisse lülitada. On üks asi, mida Trapetši toob Ukraina sõjaväele rohkem kui kõik muu. Lootus. Me näeme seda sõdurite sõnades, kes hakkavad tema all teenima ja toovad välja,
et Trapetši kuulub uude ohvitseride põlvkonda, kes kujunes välja sõja ajal. Endine kaitseminister Mihhailo Fedorov inspireeris samuti sarnast lootust. Me näeme seda Ukraina tänavatel vallandunud vihapurskes pärast tema vallandamist. Kunna protestid süüdistasid Ukraina kõrget juhtkonda selles, et nad püüavad näiliselt vabaneda noortest ohvitseridest, kes tahavad võidelda korruptsiooniga ja tegeleda Ukraina sõjaväes eksisteerivate bürokraatiakihtidega. Trapetši toob endaga kaasa sama muutuste lubaduse, mida Fjodorov soovis ellu viia. Ta toob lootust Ukraina sõjaväele. Ära alahinda lootuse jõudu, eriti nüüd, kui Ukraina armee, kuigi tõhus, võitleb erinevate moraali- ja isikkoosseisu probleemidega. Talve jooksul koges Ukraina üht oma kõige raskemat perioodi. Energiataristu massiivne pommitamine jättis tsiviilelanikud külma kätte värisema, kui küte kadus. Paljud teised kaotasid ligipääsu elektrile ja veele. Ühel hetkel jäi 70% Kiievist ilma elektrita, kui temperatuur langes kuni -20 kraadini Celsiuse järgi. See kõik on Venemaa poolt teadlikult korraldatud, et terroriseerida Ukraina rahvast ja lõpuks väsivad nad sõjast nii ära, et alistuvad Putini suvale. See on vähemalt nende lähenemine. Ja kuigi Ukraina on hästi taastunud, tal on ka isikkoosseisu puudus, mis on suures osas tekkinud seetõttu, et potentsiaalsed sõdurid kardavad surra rindel. Jaanuaris teatas Taktika Instituut julgeoleku ja terrorismi vastase võitluse alal, et hinnanguliselt 200 000 Ukraina sõdurit puudus omavoliliselt teenistusest ja veel 2 miljonit kodanikku on tagaotsitavad kohustuslikust ajateenistusest kõrvalehoidmise eest. Patriotlik mobilisatsioon, mis oli Ukrainat nii kaua teeninud, on hakanud raugema. Vastasega silmitsi seismine, kelle elanikkond on 4 korda suurem kui Ukrainal, võib olla hukatuslik. Sõrskõi maine lihunikuna võis selles rolli mängida. Võib-olla ei ole asi selles, et ukrainlased ei taha võidelda, vaid pigem selles, et nad ei taha, et neid rünnakutele saadetaks. Kui nad on näinud, et droonid, maismaarobotid ja muu tehnoloogia võivad olla palju tõhusamad. See on mõnevõrra spekulatiivne, kuid märkimisväärne on see, et paljud, kes on töötanud Trapetšiga, ütlevad, et tema lähenemine on teistsugune. Üks neist sõduritest, kolonel Oleksandr Vodovotšenko, ütleb Pravdale, Trapetši ei seadnud kunagi mõttetuid ülesandeid. Kui ta kuulas komanderide aruandeid operatsioonide planeerimisel, otsis ta alati võimalusi töö ära teha võimalikult väheste kaotustega. Just selles peitub lootus. Kui Trapetši suudab sama lähenemist rakendada kogu Ukraina sõjaväes, siis loodetakse, et ta saavutab sama või paremaid tulemusi kui Sõrski, kuid väiksema kaotuste arvuga. Ja kui ta suudab tõestada end mehena, kes hoolib oma alluvuses olevatest sõduritest, siis loodetakse, et ta suudab julgustada ka neid, kes on varem mobilisatsioonist kõrvale hoidnud, liituma sõjaväega ja võitlema. Siiski, kõike seda on lihtsam öelda kui teha. Lootus üksi ei võida sõda. Nüüd peab Trapetši täitma need lubadused, mille ta andis, kui ta nimetati Ukraina uueks ülemjuhatajaks. Tal on peaaegu kogu rahva ja armee toetus. Ta on tuntud ka kui nõukogude stiilis mõtlemise kriitik ning oli üks esimesi, kes võttis kasutusele droonisõja, mis on Ukrainat Venemaa vastu kaitsmisel väga hästi teeninud. Nagu Guardian märgib, esindab Trapetši murrangut mitte ainult nõukogude stiilis taktikast, vaid ka nõukogude stiilis juhtimisstruktuuridest, mis on endiselt Ukraina sõjaväes levinud. Just sellele keskendub ta tõenäoliselt lähikuudel. Nende vanade struktuuride lammutamine ja asendamine uute struktuuridega, kus noorematele ohvitseridele antakse vastutus ja neilt oodatakse oma tegude eest vastutuse võtmist. Teatud määral juhtimise detsentraliseerimine, mis näitab usaldust ja mikrojuhtimise puudumist, võib olla see, mida Trapetši toob Ukraina juhtimisstruktuuridesse. Kui kaua selle muudatuse saabumine aega võtab, on veel näha. See juhtub kindlasti kohe. Trapetši peaks parandama lahinguvälja juhtimist ja Ukraina armee igapäevast toimimist, kuid tema suurema väljakutse ehk juhtimisstruktuuride muutmise lahendamine võib võtta kuid või isegi aastaid. Siiski tundub, et Trapetši on mees, kes on valmis neid väljakutseid lahendama ja just see teebki Venemaad tõeliselt murelikuks. Vaatamata Ukraina droonide arengule võis Venemaa mingil määral usaldada, et Ukraina võitleb viisil, mis sobib Venemaa sõjapidamislaadiga. Sõrskõi oli ju ikkagi Moskva sõjaväeakadeemiate kasvandik. See tegi temast mehe, kelle käitumist võis teatud määral ette aimata. Trapetši ei ole samasugune juht. Ta on väga erinev. Ja ta ei ole mees, keda Venemaa suudaks kergesti läbi näha, mis teeb temast õudusunenäo. Trapetši puhul on Ukrainal keegi, kes pooldab kaasaegset sõjapidamisstiili, mis on võimaldanud riigil saavutada nii palju positiivseid tulemusi. Eriti 2026 aastal, kui sellele lisada tema tegelik lahingukogemus, olles teeninud Ukraina rindel, siis võib Trapetši olla see mees, kes toob kaasa muutuse, mis põhineb Ukraina sõdurite tegelikel vajadustel. Innovatsioon ja pidev kohanemisvõime. Lisaks, kui Trapetši suudab siluda konflikte, mis on hakanud tekkima Ukraina armee ja kaitseministeeriumi vahel, siis on see tohutu boonus. Ja huvitaval kombel toob see meid tagasi selle mehe juurde, keda mainisime video alguses. Mihhailo Fedorov.
ja mainisime varem, et Trapetši ja Fjodorovi eesmärgid Ukraina sõjaväe jaoks tundusid ühtivat. Ka Fjodorovi kaotuse üle tekkinud kära pole Trapetši tähelepanust mööda läinud. Ega ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi tähelepanust. Kas Trapetši ametisse nimetamine võiks sillutada teed Fjodorovi tagasipöördumiseks ametikohale, millelt ta vaid mõned nädalad tagasi eemaldati? See on võimalik. Ukraina pole pärast Fjodorovi tagandamist endiselt nimetanud alalist kaitseministrit. Praegu täidab seda ametikohta endine luurejuht Jevgeni Kamara, kuid ajutiselt, kuni Ukraina parlament valmistub tema asendaja üle hääletama. Võib-olla pole asendajat vajagi. Kui Sõrski on lahkunud, võib Fjodorovi nimi uuesti kaalumisele tulla. Fjodorov ise ütleb, et Zelenskõi on talle pakkunud teisi ametikohti, kuid ta keeldub neid vastu võtmast, kuna usub, et ainult 3 ametikohal saab Ukraina armees tõelist muutust ellu viia. 2 neist ametikohtadest, president ja ülemjuhataja, on täidetud. 3. on roll, mida Fjodorov täitis vaid mõned nädalad tagasi, kaitseminister. Fjodorov on isegi keeldunud asepeaministri rollist, näidates sellega oma veendumust selles, mida ta peab oluliseks eesmärgiks. Trapetši näib samuti olevat Fjodorovi toetaja. Kui Fjodorov ja Sõrski hakkasid juuli alguses omavahel vastuollu minema, Trapetši avaldas toetust Fjodorovile, nimetades teda kaitseministeeriumis relvajõudude partneriks ja inimeseks, kes mitte ainult ei vasta meie vajadustele, vaid seisis ka lähenemisviisi muutmise eest, kiiremat otsuste tegemist ja toetust neile, kes on valmis nende otsuste eest vastutust võtma. Fjodorov näib seda tunnet jagavat, olles toetanud Trapehi kohtumistel Zelenskiga, kus Pravda teatel pooldas ta, et Trapehi saaks selle töö, mis tal nüüd on. Me näeme siin teatud sünergiat. Suur potentsiaal Ukraina sõjaväel ja kaitseministeeriumil koordineerida paremini kui kunagi varem. Tõkkeks võib olla Zelenskõi ise. Kas ta oleks valmis oma uhkust alla neelama ja Fjodorovi tagasi ametisse nimetama? Sõrskõi tagandamine viitab sellele, et ta võib seda teha ja loomulikult kõik see on spekulatiivne. Siiski ei üllataks meid, kui näeksime Fjodorovi tagasitulekut, tähistades Ukraina jaoks uue muutuste ajastu algust, kus riik lõpuks vabastab end oma Nõukogude mineviku viimastest ahelatest. Mis iganes edasi juhtub, Trapetši peab kiiresti tegutsema. September läheneb kiiresti ja kuigi Ukraina on teinud suurepärast tööd, tõrjudes tagasi Venemaa 2026 alanud kevad- ja suverünnakut, rohkem on tulemas, kui saabub sügis. Räägitakse, et septembris on tulemas uus pealetung. Samuti liiguvad kuulujutud, et sügisel võib olla aeg, mil Putin on lõpuks sunnitud raske otsuse vastu võtma ja oma rahvale mobilisatsiooni peale suruma. Zelenskõi hoiatas selle eest. 24. juulil, öeldes, et Putin võib pärast septembris toimuvaid Venemaa parlamendivalimisi algatada laiaulatusliku mobilisatsioonilaine. Putin kavatseb seda laiendada. Tal on vaja, et rünnakutes osaleks rohkem venelasi. Meil on luureandmeid, et Venemaa valmistab sel sügisel ette suurt mobilisatsiooni. Zelenskõi teatas sellest oma igapäevases õhtuses pöördumises. Kui see on nii, siis peab Ukraina just äsja ülemjuhatajaks määratud kangelane tegutsema kiiresti. Õnn ja lootus, mis tema ametisse nimetamist saadavad, on piiratud. Mida Ukraina tegelikult vajab, on tulemused. Ja Trapehi peab need saavutama. Mees, kellest sai lahingus legend, peab nüüd tõestama end õudusunenäona, kelleks Ukraina armee loodab, et ta Venemaa jaoks saab. Kui kellelgi see võime on, siis tundub, et see on Trapehi. Järgmised paar kuud on otsustava tähtsusega. Need võivad olla kas Ukraina või Venemaa jaoks määravad. Üks piirkond, millele Ukraina uue ülemjuhataja tähelepanu kohe keskendub, on Konstantinivka. Venemaa on väitnud, et nad vallutasid selle võtmetähtsusega kindlustusvööndi linna. See ei ole tõsi, mitte ligi lähedalgi. Selle asemel meelitas Ukraina Vene väed linna geniaalsesse lõksu ja põhjustas selle lõksu käivitamisega tohutuid kaotusi. See on just selline operatsioon, mida Trapehi peaks edasi arendama. Ja sellest saad kõike teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet ja vajuta teavituskella, et näha rohkem meie videoid, mis kajastavad muutusi Ukraina sõjaväes. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!